Võta tänane päev endale puhkamiseks ja enda jõuvarude taastamiseks ning iseenda nii-öelda uuesti töövalmis seadmiseks. Meie keha ei ole loodud selleks, et sa laseksid 24/7 kogu aeg nagu oravrattas ja aina tegutseksid ja aina toimetaksid ja liiguksid ja oleksid ja töötaksid ja tegeleksid. On väga oluline, et sa võtad endale puhkuse, sest et magamise ajal on ainuke aeg, mil keha saab päriselt taastuda ja taastada enda funktsioone ja kõiki vajalikke olekuid, sest kui sa ei puhka, sa ühel hetkel ei suuda enam mitte midagi teha. Ja mida vabatahtlikumalt sa võtad endale teadlikult puhkehetki, sa magad korralikult, sa ei pinguta ennast üle, seda kindlam on see, et keha ei ütle sulle ühel hetkel ise, et nii, nüüd on see hetk, kus sina pead puhkama ja see tavaliselt tuleb kas mingi haiguse või välja väänatud jala või muu sellise näol. Nii et palun enneta seda, võta teadlikult endale aega tagasitõmbamiseks, lebotamiseks, logelemiseks ning see aitab sinu keha füüsiliselt taastada ja ära tunne sellel hetkel ennast kuidagi alaväärsena või laisana või mida iganes, mida ühiskond on üritanud meile siin viimastel aastatel hirmsasti selgeks teha, et kui sa kogu aeg ei liigu, siis sa ei ole midagi väärt. Vastupidi, sa ei suuda liikuda, kui su keha on katki ja sinna ei olegi mitte midagi muud teha, kui võttagi teadlikult neid puhkehetki, kasutada und, ööd ära selleks, et taastada keha ja mida paremini sa öösiti magad, seda paremini taastub sinu keha ning seda rohkem oled sa võimeline nii-öelda ärkveloleku ajal saavutama ja tegutsema. Ning sellest tulenevalt ongi see, et kui sina ise tead, milline on sinu nii-öelda see punkt, kust edasi sa lähed katki, siis sa oled juba väga palju tarkusi ammutanud selleks, et iseenda peremees olla ning tulla enda tegude ja tegemata jätmistega täpselt sellesse tasakaalupunkti, kuidas sina suudad toimetada kõige paremini. Ning kui sa suudad selle nii-öelda puhkehetke endale selgeks saada ja seda kasutada, siis sa oledki iseenda peremees, sa oledki iseenda maailma valitseja ning kõik, mida sa ette võtad, sa saavutad läbi selle tõenäoliselt maksimumi, sest et sa oskad kasutada kõike seda, mida sinu keha sulle pakub ning kõike seda, mida sinu vaim ja mõistus sulle pakub ning sa oskad need ka omavahel nii hästi kokku segada, et kõrvalt vaadates jääb sellest väga, väga ilus kooslus, nagu suu jääb lahti ja vaadata, et kuidas saab inimene sellise olekuga ja sellise tegutsemise ja selliste võimetega hakkama. See on lausa imeline. Ehk et võta siis omale see puhkehetk, ära tunne ennast selle tõttu kuidagi halvasti, vaid teadlikult võtadki, mina puhkan ja selle tõttu ma suudan tegutseda hiljem palju paremini, tulemused tulevad palju paremad ning minu ümbritsev saab aru, et puhkus ei ole laiskus, vaid puhkus on vajalik selleks, et tegutsemine oleks 100%, mitte vaid 20 või 25%. Puhka, naudi, usalda ennast, sa oskad, sa saad, sa tead ning usalda ka elu.